päevast on saanud õhtu. Nagu nägitegi, siin päeval sõitsin rattaraja läbi. Hästi siuke kiire rada. Paar siukest väikest tõus on sees, aga muidu on väga hea. Kui ainult tuult ei oleks väga tugevalt, et kui tuul on tugev, siis läheb nagu keeruliselt. Aga muidu peale ratast tegin 20 minti jooksu, siis käisin lõunat söömas ja siis ma juba läksin magama. Et seda ma kõik ei filminud. Aga nüüd siis lähen poodi ja ma näitan teile, kuidas ülikiiresti kompressioon säriseid jalga saab. Muidu neid peab ilgelt venitama vaata jalga. Aga ma näitan, kuidas need kiirelt käivad jalga. Võtad kompressioon säärise, paned siia sääre juurde, lööd jalaga ja ongi jalas, näed. Nii lihtne see oli ja teisega samamoodi. Hops, ongi jalas. Ja nüüd siis lähen poodi. No nii, mingi 3-4 minutit jalutust ja Mercadona on siin, et see on Hispaania suurim pood siis. Poekett nii-öelda. Ja siit saab igast teatud paremat, et vaatame, mis me siis täna ligi haarame. Ella! Lähme vähe teist teed pidi koju, vaatame vähe ringi ka. Et saaks otse sööma minna. Poest ostsin siis puuvilja, natuke šokolaadi ja siis batoone. Et siin on mega head ühed müslibatoonid ja odavad, mis mulle meeldib trennides süüa. Ehk siis ostsime neid ka. No eelmises videos me käisime siis kuskil seal ujumas vist. Täna on küll meri siuke imelik. Tuult väga ei ole, aga laine on siuke imelik, et siuke hästi terav ja ei ole seal väga mingit loogikat, nagu Peipsi laine oleks. Seal on siis finiš, kus need 2 valget telki on. Et seal on finiš ja mingi see expo ala ja siukest värki. Ja siis seal taga see suur valge telk, mis seal nurgas paistab, seal on siis vahetusala. Ehk mul on kodust vahetusalasse on mingi kilt vahetusalasse ja siis finiš siis sinna kanti on mingi 300 meetrit, et mu kodu on see maja. See ümmarguse rõduga maja on siis mul kodu Liiam. Aga kell on praegu 5 minuti pärast 7:30, et 5 minuti pärast siis saab süüa. Ma ei tea, kas ma hakkangi tuppa minema, et võib-olla istun siin ja vaatan veits ja siis lähen otse sööma. Ma ei ole veel nii õnnelikku taksi näinud. Aga see vend on. Riitmaid dinner, noh. Teine taldrik. Ja need ootavad veel, sest Browni läks nii kiiresti, et ma pidin kiiresti endale ära võtma, noh. No nii, söödud. Nüüd me läheme esimese video YouTube'i ja siis puhkama, magama väikselt. 5. korrus, siit ma tulen. Viimased õhtutunnid, millal ma veel üleval olen, et kell hakkab 10 saama ja hakkan vaikselt magama ka minema, aga enne tuleb kõik ilusti üle teha, et taastumine oleks siis parem ja saaks siis homme ilusti trennidele vastu minna, et samal ajal vaatan siis, mis YouTube'is toimub ja peale seda püstoli sessiooni ma magama liidangi, et hetkel ma veel ei tea, mis mind homme ees ootab, aga eks näis, et äkki siin peakontor veel helistab mulle täna, aga ma millegipärast ei usu. Aga eks näis. Ehk siis lõpetame tänase päeva püstoliga.
hommikust. Täna on 23. september ja kell on 8:46. Tundub, et meri on päris tormine. Ja mul on täna tund aega vaja avavettu ujuda. Aga praegu ma arvan, et peseme näo, peseme hambad ja seal ujub üks. Et lähme siis ka kohe ujuma. Tõmbame ka lipsa selga ja lähme alla samamoodi nagu eelmine kord, et asjad jätame kõik tuppa. Aga kuidagi jahe on täna uues. Õnneks mul väga mingit peale ujumise mingit rohkem väliseid tegevusi ei ole, et siis ei pea siin külmas ilmas aega veeta. On aeg ka lipsa selga jääda ja minna teha see ujumine ära. Kaua me seda ikka siin edasi lükkame. Ja seljast mul ongi. Ei läinudki nii kaua aega. Võtame nüüd maskid, prillid ja müts. Aitäh, Kevin, et sa mul selle mütsi andsid. Sellega on juba mõnus avavees ujuda. Ja lähme teeme selle sulle mulle ära. Kell on 2 juba. Ja ujumas ei käidud. Ujumine oli suht okei, aga laine oli väga suur. Et kui ujusid, jõudsid sinna laine peale, siis mitte sealt sa ei ujunud alla, vaid sealt sa siis kukkusid alla. Et selles suhtes oli natuke kehv. Aga lõuna on söödud. Nüüd on aeg järjekordseks uinakuks. Siuke tund natuke peale võib-olla. Ja siis vaatame, kas siis teeme teise trenni ära, milleks on täna siis lihashooldus, mis ongi mul treeningkavasse kirjutatud, siuke asi nagu lihashooldus. Mis ma näitan ka natuke, kuidas ma siis oma lihastest hoolitsen, kui on kohe konkreetne siuke treening. Jah, aga kui otsustan, et teen trenni hiljem, siis lähme vaatame linna peal ringi. Käime äkki Interspordis, et vaatame, kas seal keele müüakse. Ma tahaks proovida leida neid samu keele, mida võistlustel siis võistluspäeval antakse. Ehk need on siuksed keeled, mida Eestist ei saa ja mida ma kunagi proovinud ei ole, et ma ei oska öelda, kas need sobivad või ei sobi mulle. Aga jah, lähme siis unenägude maale. Kell on märkamatult 4 saanud. Ja on aeg siis selle lihashooldusasjaga tegelema hakata. Et magasin natukene kauem, kui pidin, sest vahepeal helistas isa mulle ja siis ma magasin pärast seda veel edasi ka. Otsime välja riided ja siis teeme 20–30 minutit siukest kõndimist õues. Ma teen siukse kõndimises, nagu läheb nii-öelda soojenduse alla, siis et kui täna lihtsam päev, siis ma jooksma ei lähe, aga ma teen siukest tempokamat käimist. Ja siis ma näitan teile finišit ja siis vaatame, kas me jõuame sinna vahetusalasse ka või ei jõua, et kuidas meil see aeg on. Ja siis juba tuleme tuppa tagasi ja teeme siis hooldust. See on siis finiš. Siit jooksed ja siis seal on finiš seal tribüünide vahel. Et seal taga need 2 suurt, no 3, aga need 2 on suuremad, siukest suurt valget telki. Põhimõtteliselt nagu Eesti mõttes hangaar juba. Et see on huvitav, et nad hakkasid nii vara ehitama ja üle aeglaselt, et see asi liigub, et need telgid olid püsti juba siis, kui mina siia jõudsin nädala alguses. Ja ega need tribüünid ka istmed olid puudu ainult. Kogu aeg ma kuulen, et siin midagi toimub, aga midagi edasi küll ei ole liikunud. Ja nagu näete, siis meri ei ole just kõige rahulikum praegu. Nagu ma endist rääkisin, et
praegu oli lihtsalt rohelisest lipust oli kollane lipp saanud. Aga lähme vaatame vähe kõrgemale ka. Et nagu endist rääkisime, siis finiš on seal, on ju, seal on need registreerimised ja nii-öelda võistlusjärgne asi. Ja siis seal taga, see suur valge telk, mis seal paistab, seal on siis vahetusala ja muu, et seal on üks jalgpalliväljak, kunstmuruväljak ja selle kunstmuruväljaku peal on vahetusala ja ujumine on siis seal vahetusala juures meres ja ujume ristkülikut. Läheme välja, keerame vasakule ja siis teeme ristküliku ja samamoodi tagasi. Et ei ole midagi keerulist, aga kui on siuke laine nagu täna on, siis on küll natuke keeruline ujumine. Ei saa nagu öelda, et väga lihtne see ujumine oleks. Et kui Tallinnas Harku järves oli laine, mis segas ujumist, siis Harku järve laine võrreldes selle lainega on beebi. Oleme oma soojenduselt tagasi ja nüüd siis hakkame vinitama. Ja vinita on lihtne süsteem, on minul välja mõeldud selleks ja ka midagi keerulist. Alustan siit alt ja siis lõpetan siin üleval ja kõik lihased käin läbi ja siis püstoliga lasen niikuinii õhtul enne magama minekut kõik jalad ja suuremad lihased üle. Kätte on jõudnud õhtu, kell on 10 minuti pärast 7:30 ja lähme otsime selle spordipoe ülesse, et ma pärast seda venitust vaatasin lihtsalt Netflixi. Mis on muu siis põhitegevus magamise kõrval, mis ma toast teen. Et Netflix või siis magamine. Aga vaatame, kus see siis on ja mis sealt saab. Kahjuks meie pood on kinni, aga see tänav on küll ülikõva siin. Seal on räägilt rahvast ja mingi elu käib ja räägilt poodina. Ma ei tea, alates nukkudest. Ma ei tea, seal oli vahel müüdi relvi ja igast muid asju, et siit terve elu kokku osta endale. Prasin sama targalt koju tagasi ja lähen sööma. Kell on 20:38, käisin just söömas ja ma arvan, et nüüd on aeg tänasele päevale üks mõnus rasvane joon alla tõmmata. Et ma veel päris kohe magama ei lähe, aga varsti, et vaatan natuke Netflixi ja siis on kõik. Tere hommikust! Kell on 9:18, mul on söödud ja nüüd on aeg minna siis ratast sõitma kell 10. Et ees ootab siis, mis mul oli, 2 tundi ratast, kus siis iga 30 minuti kohta pean tegema 5 minutit 270 vatiga. Ja pärast seda on kohe pool tundi jooksu otsa, 40 tempos, mis siis plaani järgi võiks olla mu võistlustempo. Ja kuna mul on uus võistluskombe, eraldi Barcelona jaoks soetatud, siis proovin sellega ära, kuidas siis on areena kombega joosta ja ratast sõita. Et ma panen kombe peale veel rattasärgi ka, et mul oleks taskuid rohkem. Ma saaks kõik asjad kaasa võtta, mis ma tahan võtta. Et ma ei hakka praegu veel ratast võistlusseadesse panema, et seda ma teen järgmine nädal, siis kui juba ketta paneme alla ja kõik muud asjad, et siis ma panen sinna rattale ka veel lisavarustuse nii-öelda külge, mis võistlusteks läheb. Aga praegu puhkame kõigepealt natukene, 10 minutit pikutame ja siis hakkame asju pakkima, riide panema ja trenni minema. Esimene lõik tehtud, 276 keskmist vatti ja 44,7 keskmine kiirus. Pole paha. Ja põhimõtteliselt terve Ironmani rada on siuke ranniku ääres niimoodi. Ratas läks väga hästi. Jooks, oleks võinud minna paremini, aga ei saa kurta. Ja ma ei saa seda kuskil mujal filmida, sest ma tilgun lihtsalt nii hullult. Aga kombe on küll hea
ei oska midagi halba öelda. Ja nüüd siis kell veerand 2, et kell 1, kell 1, kella 2 on söömine, et teeme siis kiire pesemise ja lähme sööma. Ja siis pärast sööki juba vaatame, mis tegema hakkame. Kell on vahepeal 9:30 saanud ja söödud ja hakkame vaikselt siis magama sättima, et päeval ei olnud midagi filmida, et võite 3 korda arvata, mida ma päeval tegin. Jah, ma magasin päeval. Ja nüüd siis hakkame vaikselt voodisse sättima, et viimased Netflixi osad ja siis juba magama. Sellega siis lõpetame selle video ka, et kui sulle meeldis, siis anna märku. Kui ei meeldinud, anna seda ka märku, et siis ma tean ise ka, et äkki ma peaks midagi muutma. Ja kui arvad, et võiks midagi muud näidata või tahad midagi muud näha, siis anna teada, võta ühendust ja lahendame probleemi. Aga näeme juba varsti. Tšau!